see on? Kust siuke asi välja tõmmati? Kust siuke asi nüüd välja tõmmati? See ei ole minu valimisreklaam. Ma ütlen kohe ära. See on, ma isegi ei tea, mis aasta see on, aga see on 2000. Ma ei teagi, mis asi see on siin. Jurist, ajaloolane, Rakvere volikogu liige. See ma olen. Minu, siin kui me valimistest räägime, eks ole, siis noh, ma arvan, et ma siis näitan sellega ära, et kui kellelgi siin tekkis küsimusi, et kas ma siis olen üksikkandidaat või ei ole, siis noh, siit on selgelt näha. Kris Kärner, registreerimisnumber 126, milleks on siis RuneScape'i maksimum level, eks ole. Sünniaeg 21, 11, 96, erakondlik kuuluvus oli veel, näitab mingil põhjusel Isamaa erakond, kuigi ma enam erakonda ei kuulu, aga nimekirjas olen siiski. Ja noh, kontaktandmed ikkagi isto%.faceit level10@gmail.com, et tegin isiklikult endale siin valimisteks uue meili, et kui keegi soovib mulle valimistega seoses siin saata komplimente, tapmisähvardusi või midagi muud, siis teil on võimalus need sinna saata. Ja siis muidugi ka väike vana hea Twitter ja siis töökohta ja hariduskäik. Aga palun, siin ma olen teie ees. Et ikkagi peab aru saama, et Eestis on ikkagi ainult kuskil 3000 inimest, kes on saavutanud siin Faceit level 10, eks ole, et ikkagi kui sul on mida näidata, siis näita. Ja ma ütlen siia lõpetuseks, ütlen veel ühe rõõmsa lause, mida ütles mulle mu isa siin nädalavahetusel, et ainuke tsitaat, mida ta mulle oskab öelda, on see, et ma tunneks ennast nagu noh, hästi. Et ainuke tsitaat, millega ta oskab mind toetada, on see, vaata, kuidas tsitaat nüüd oligi, et rahvas tahab munni näha, näita neile kermo. Ja noh, sina nüüd näitadki. Ja noh, siin ma olen ja seda ma tõesti teen. Nii et rahvas tahab munni näha, näita neile isto ja see on elu, vaata. See on elu. See on see Bolti see või? Kus see linnaliini buss sõitis mingi otsa talle. Aga ta mingi huies ka selle autojuhiga minu meelest. Või bussijuhiga. Вот такие водители у нас работают, понимаете? Lihtne näide, miks isegi nagu, kui sa ei oska isegi eesti keelt, siis sa ei tohiks isegi Eestis nagu, ma ei tea, ma arvan, autot juhtida või saada mingi Bolti rentidagi mitte nagu, kuidas see legaalne on, nagu ma ei mõista ausalt. Tallinn on ikka nii puts. Ja teate, nüüd ma ütlen midagi, mida te võite tsiteerida ka ajakirjanduses. Välja vabariigi seest, kes söövad meie leiba ja ei räägi eesti keelt. Välja! No nii, aga palun, nüüd saate uue loo teha sellest, pole tänu väärt. Ja, põhjus on väga lihtne, sellepärast, et otsused on seal tehtud just eelkõige rahvast silmas pidades. Ehk see on Eesti ainukene erakond, mis on... Ma kujutan ette, kuidas siia mingi liberaalid kommenteerivad alla, see on ikka väga räige, ma arvan. EKRE on rumalate inimeste partei. Ei ole. Valijad vaadates on arusaam küll selline. Tegelikult on päris kurb, et Eestis on päris suur hulk inimesi, kes seda jahu usuvad, et kui EKRE sai võimule, mida head nad tegid, siis mitte midagi. Kui sa nii seda asja vaatad, siis pole me ühegi valitsusega rahul olnud, aga pärast seda, mis praegu meie riigis toimub, oleks lihtsameelne samad erakonnad sinna valida. Väga optimistlik, isiklikult valin alati Reformierakonda. Sa oled vaimu puud. Mina ei ütlen seda, ma lugesin kommentaari, eks ole. Kuni paremat ei ole ja Refi diktatuurist on vaja lahti saada, siis EKRE on ainuke, kes selle Refi diktatuurile vastu hakkab. Kõik ülejäänud teevad koostööd. Tegelikult ta üritab varjata, et kodus toimub homoseks. Mida ütleb?
satsin on lihtsalt. Väga hull. Rain Epler paneb ka siin õige valik. Nagu nii võidavad reformid, sest eestlastele meeldib piinelda. Kas leitakse mingid videoid, tere täitsa persist. Kuda ma nii paks olin? Täitsa uskumatu. Ma vaatasin just siin nädalavahetusel vaatasin oma mingid telefonis mingeid vanu pilte ja mõtlesin, et ikka täitsa perses. Ma ei olegi nagu tähele pannud. Ma otsisin mingid pilti, otsisin taga. Ja siis ma leidsin mingeid pilte, kui ma olin ikka nagu suur. No. Siis ma mõtlesin, et ikka täitsa räige. No. Ikka nagu väga räige. Ma vaatasin mingeid, isegi mingi striimi klippe olen näinud, kus mul on mingi 3 lõuga lihtsalt. Nagu väga julm. No. Koronni aeg või? See võib-olla oli koronni aeg siin. See siin. See võis olla küll koronni aeg. Ei, see ei ole nii palju. Kuule, see ei olegi nii vana video. Kuule, see on mingi 3 aastat vana. Ja? See ei ole väga vana. Või 2 või? 3. See ei ole väga vana. See on mingi 2-3 aastat vana. See ei ole väga vana. Ja? Koronni aeg oli ikka nagu, ma arvan, et see oli nagu väga hull aeg. No. Ma arvan, et seal ma olin mingi 100 pluss kilona. Ma mäletan siiamaani, kuidas ma sain aru, et ma olen paks. ja ma tean, et see võib-olla solvab kedagi, aga mul suht pohhui. Kui me käisime Lõunakeskuses, toimus see mingi mängude, see mingi asi. Aga see ei olnud mitte viimane, vaid eelviimane kord, kui see toimus minu meelest. Lõunakeskuses seal jääplatsi peal oli see mingi, ma ei tea, mis selle ürituse nimi enam oli. Mingi mängude, ma ei tea, kas see mingi Euronixi event või mis iganes see oli, aga see ei olnud nagu see viimane kord, vaid see oli eelviimane kord, siis kui kõik striimerid ka seal käisid. Ja siis me istusime seal, vaata, mingis nurgas oli see nii-öelda vipp-ala või mis iganes, mingi punastel diivanitel ja siis mingi rääkisime seal mingi mikrisse mingit juttu veel. Mingi, ma ei tea, kui palju aega see tagasi oli. Ma arvan, et see on mingi, ma ei tea, ma arvan, et too oli küll mingisugune 4 aastat, võib-olla 5 aastat tagasi. Ja siis ma mäletan, kuidas me pärast tegime kõik need nii-öelda striimerid tegid seal koos pilti. Ja siis ma vaatasin, et okei, no nüüd, ja siis ma nägin seda pilti, siis ma sain aru, et oi, vittu. See on ikka läbi. See on ikka läbi. Sellepärast, et ma mäletan, et ma vaatasin pilti ja ma olin pildi peal mingi sama suur või suurem kui kodir. Siis ma sain aru, et okei, no nüüd on nagu ikka läbi. Et nagu muidu nagu ei saanud arugi. Ma nagu ise nagu ei pannud nagu tähele. Aga kui ma seda pilti nägin, siis ma mõtlesin täitsa perse. Sul on ju trippermees. Janusel on tripper, Mr. Sister Pister, voodisse pisser, taskutussi kisser, suuded pole misse, lasnud pole sisse, sülle tal ei põe